Tere, armas, olen Triinu ja täna tuli see tunne, et ma tulen ja räägin sulle läbipõlemisest kui uuest võimalusest elus. Nii et kui sina juba oled minu YouTube'i kanalile tulnud, oled minu lehel siin Armastuse Maagia, siis sa oled juba kuulnud minu lugu. Ja sa juba, kui sa veel ei ole kuulnud, siis lihtsalt see pool, et 10 aastat tagasi olin mina selles kohas, kus ma olin läbi põlenud, ärevuses ja depressioonis. Ja mina ei soovinud tablette. Ma olin kõik arstid läbi käinud ja nad soovitasid tablette mulle. Ma ütlesin ei, ma tahan päriselt teada, mis mul viga on. Ja see tähendas seda, et ma sukeldusin iseendasse ja hakkasin vaatama, mis seal toimub. Nii et selles mõttes, kui sina oled siia jõudnud ja võid olla täna täpselt samamoodi, sa võid olla läbi põlenud, sa võid olla, ma ei tea, kas ärevuses või mis iganes, siis mina võin sulle täna seda öelda, et see on elu uus võimalus. See kõik, see mäng, mida sa siin maa peal mängid, on just sellepärast, et sina ärkaksid iseendale ja hakkaksid väärtust nägema iseendas. Kui me elame selles oravrattas, hommikul tööle, õhtul tagasi, siis su hing lihtsalt mingil hetkel väsib ära. Ta murdub, sest sa ei näe päris elu. Sa jooksed nagu vurrkann ringi ja sa ei näe päriselt oma elu. Nii et minu lugu on võib-olla kõigile teile, kes te satute seda siin vaatama, inspiratsiooniks, et see on uus võimalus. Uus võimalus ja see tähendab seda, et tuleb häkkida enda seest lahti kõik need mustrid, mis on viinud sind sinna kannatusse. Sest kannatusse viivadki nagu meie mustrid, et elu on raske, ma pean tegema seda tööd, mida ma oskan, aga elul on hoopis sulle uuem plaan, sul on hoopis suurem plaan siin maa peal. Ja sa ei pruugi sellest aru saada esmapilgul. Aga mina, kes ma olen seal täna sellest kohast väljas ja olen juba selles kohas, kus ma täidan oma seda suurt plaani, mida minu hing soovib teha. Ehk siis praegust ma jagan oma lugu, et inimestel oleks teadlikkus ja aitan neid oma tööriistadega, oma häälega. Ja mul on veel tööriistasid, mis aitavad inimesel sellest kohast, nendest mustritest välja tulla. Sest sinu keha sees on need mustrid ja keha on siis see, kes siis on pinges. Kui me oleme pinges, kui meie närvisüsteem on pinges, siis me elame selles uskumuses, et kõik on pingeline, elu on pingeline ja siis meil ongi kõik pinges. Ja miks see siis uskumus on? Ehk siis see on see koht, kus inimesed tunnevad, et mina ei ole väärt head elu. Mina ei ole väärt head elu, et kui et mina olen loodud, et mina käin siin karjamaal, aga teised võivad seal olla marjamaal. Ja see on see koht, kus sa saad aru, et sinu sees on see uskumus. Ja see on uskumus ainult. Sellepärast, et keha soovib ja hing soovib kogu aeg tõusta. Ta ei soovi seal karjamaal olla, ta soovib nüüd marjamaale minna. Nii et kui sina tunned täna selles mõttes neid samu tundeid, ehk siis tegelikult sinu keha ei valeta, sul on veenilaiendid, sul on mis iganes koht, sul võib olla ülekaal, sul võib olla stress või näiteks ärevus juba siis, kui sa lähed tööle, sest sa tunned, et see töö ei ole sinu oma, aga sa ei julge ka muutust teha, sellepärast et sul on kohustused, sul on kõiksugused asjad ja siis sa räägid endale seda lugu, et mul ei ole midagi võimalik. Tegelikult,
kui meie sees või kui me hingena ärkame, siis tegelikult me hakkame sellest kastist välja ronima. Just sellest samast negatiivsest kastist, et mul ei ole midagi võimalik ja kõik on raske ja bla, 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 kõik ja ühesõnaga kõik see lugulaul. Nii et kui sina tunned täna, või sa oled selles raskes kohas, siis see on sinu elu uus algus. Mulle paistab päike täpselt niimoodi siia, et sa saad aru, et see on uus algus. Sinu sära soovib välja tulla. Sinu sära. Sellepärast, et alla surutud inimesed ongi selles ärevuses ja stressis, sellepärast, et nad on selles ellujäämises, et hakkama saada. Aga elu on palju suurem. Sul on võimalus rohkem kui hakkama saada. Nii et tänane mõte ongi see pool, et kui sina tunned, et kõik on raske, siis see on sinu koorem sinu seljas. Ja see ei ole sinu oma, aga sa oled ise võtnud selle enda kanda. Üks koormatest on see, et sa pead tugev olema, sa pead kandma kõikide teiste tundeid. Sa pead tegema kõik õnnelikuks, siis saad ka ise olla õnnelik. Ei, elu annab sulle just need kohad, kus sa hakkaksid nägema iseennast, kus sa hakkaksid nägema iseennast ja väärtust iseendas ja armastama iseennast ja läbi selle tõusma oma jumalikkusesse, et aru saada, kes ma olen ja miks ma siin maa peal olen. Nii et kogu sinu teekond, kui sa oled täna selles kohas, sul on võimalus järgneda mulle. Sa näed, mis ma olen teinud. Sa näed, ma olen tegelenud ainult oma uskumuste muutmisega ja tulnud ära kergusesse. Kui me tuleme südame tasandile, hakkame elama oma elu südame järgi, siis me tunneme elus kergust. Ja meil on võimalik elada oma elu täpselt nii, nagu sinu süda seda soovib. Ja sa hakkad elama omadel tingimustel. Nii päike tuleb veel rohkem. Näete. Ehk siis see on see sõnum, mis täna tuli nagu läbi, kus mul tuli rääkida sellest kohast. Sinu valgus soovib tulla nähtavale. Sinu enda valgus. Sest sa oled selles mõttes alla surutud ja sa surud ennast samamoodi, et elu annab meile alati seda, kus sa oled. Kui sind on alla surutud, siis elu surub sind igalt poolt alla. Igalt poolt võid sa tunda seda. Kui sa saad aru, et selles kastis ma enam olla ei taha, siis sa saad aru, et sa tuled ära iseenda valgusesse. Iseenda valgusesse ja hakkad oma valgust jagama ja rõõmu. Tulles ära sellest kohast. Nii et kõik, kes siis on selles kohas täna, siis on elu üks õppetundidest, et sina inimesena maa peal ärkaksid. Väga lihtne on enda eest ära põgeneda, väga lihtne on enda eest ära joosta, aru saamata, miks ma seda teen ja miks ma seda valin. Ja need on need kohad, kus siis me toimime läbi alateadvuse. Me teeme valikuid läbi alateadlikkuse, et kui alateadvus on saanud selle mustri selgeks, et ma teen seda ja sa ei teadvusta, miks ma seda teen, aga sinu kehas on signaalid ja sa ei tea, kas see signaal toetab sind või mitte, aga sa tunned signaali, aga sul ei ole veel see koht puhas enda sees, et see intuitsioon, mis ütleks, et kas see on sinu tee või see ei ole. Aga selleni on vaja jõuda, et hakata iseennast rohkem kuulama. See päike täiega tuleb siia. Kuulama ja iseennast nägema, sest et kui meil on näiteks, kui sa ei väärtusta nähtamatut, siis sinul on kõik, kuidas see on, sinul on valgusanded siis lukku pandud. Et sul on just vaja tõusta nüüd nendest kohtadest ülesse. Ja kuidas tõusta? Ongi see pool, et hakkad oma sisemaailmas seda korda tegema. Ainult oma sisemaailmas.
ehk siis, kui sa tunned, et sul pole jõudu ja jaksu, siis see on see koht, kus siis on inimestel madal enesehinnang ja siis nad töötavad seal oravrattas, aga sellepärast inimesi nagu noh, ta kukubki läbipõlemisse, sest see on ainuke viis, et ta hakkaks oma väärtust tõstma, sest väärtus on seotud tööga, rahaga, mingi rolliga. aga kes sa puhtalt ise oled, siis see on vaja jõuda nagu iseendasse nagu vaadata, kes sa päriselt oled ja miks sa siin oled. nii et kõik inimesed, kes on siia maa peale tulnud ja elavad just praeguses ajakehastuses, ajaliinis, see tähendab tegelikult seda, et sul on võimalus puhastada ära oma minevik ja tulla ära oma potentsiaali, päris oma potentsiaali. nii et läbipõlemine ja kõik sellised raskused sinu kehas võivad olla sinu uus algus, võib olla täiesti sinu uus algus. ja just sellepärast, et sa tuleksid ära oma särasse, oma valgusesse ja hakkaksid samamoodi särama siin maa peal. ja see on elu mõte. nii et meie raskused on meie kingitused, sest sa hakkad sealt välja tulema ja sa hakkad oma elumängudest aru saama. ja sina oled päike, sina oled päike ja sina tulid siia maa peale särama. nii nagu mina säran sulle täna seda valgust, nii saad ka sina seda täpselt samamoodi. meil on lihtsalt vaja tulla sellest ellujäämisest välja ja tõusta oma südamesse. ja elu võib saada täiesti uue alguse. nii lahe. mina olen Triinu ja aitan täna neid inimesi, kes soovivad tõusta oma jõusse ja väesse, oma potentsiaali. aitäh sulle!